Nii, meie juures on nüüd ka FC Flora peatreener Reivo Vinter. Reivo, palju õnne! Üks mäng, üks tiitel, niimoodi võib ju edasi minna. Jah, mis nii viga alustada? No räägi tänast mängust ka, saite esimesel poolel kohe paar tükki kätte ja teisel poolel lisasite veel omajagu, et olite täna nii-öelda igas mõttes sakust üle. Kuidas sa ise selle mängu enda võistkonna perspektiivist kokku võtaksid? Ja algas nagu, ma arvan, iga selline hooaja esimene mäng, et küllaltki rabe ja palliga otsisime oma nagu võimalusid, kust nagu seda käiku leida. Väga nagu õnnetu oma väravvastastel andis kuidagi sellise nagu vabanemise tundus, et peale seda hakkasime enda käike ka paremini üles leidma. Et ma ütleks, kuni väravani olime nagu hädas veel, et kuidas seda sakut nagu murda. Muus osas ei saa öelda, et olime igal pool üle. Ma arvan, et rünnaku faasis palliga olime lõpuks otsustavamad, aga kaitses oli päris palju selliseid üks-ühele duelle, mida nad suutsid enda kasuks pöörata ja siis selliseid poolikuid momente tekitada. 2 uut mängijat oli ka teil täna platsil. Jotkina tegi kaasa terve mängu, Eva-Maria Niit sekkus teiseks pooleks. Kuidas sa nende mängu täna kokku võtaksid? Jah, ütleks, Angelika sai ennast teisel poolel veel paremini käima, et esimene poole oli natuke peidus ja kokkuvõttes nagu õnnestus. Eva-Mariaga peal mängu korra rääkisin ka, ütles, et tal vist oli karikanärv sees, et tulid sellised päris totakad eksimused nii alguses, aga ei saa nagu kurta. No võib-olla provotseeriv küsimus natuke, aga kui te panete siin eelmise hooaja Hõbedale 5-0 hooaja alustuseks, siis kas sellist tunnet ei ole, et nüüd ei olegi vastast meil siin Eestis jälle? Ei ole seda tunnet. Ma enne mängu juba arvasin, et Saku on tegelikult väga okei koosseisuga ja see on kõigest üks mäng ühe mängu kontekstis siin mingeid nagu järeldusi teha ei saa. Olgu, aitäh sulle edu hooajaks!